põllupäevik. Tere kuulama järjekordset Baltic Agro põllupäevikut. Täna on 24. juuli aasta 2026 ja räägime taliviljade külviks ettevalmistusest, sest väljas viljakoristus täie hooga käib. Vihmad küll natukene segavad, aga talioder on täies koristusküpsuses ja kohe-kohe on algamas ka sügiskülvid. Need peab järgi vaatama, et oleks kõik materjalid selleks olemas, et seemned, väetised, taimekaitsed, et väga palju ikkagi sõltub ju sellest, kuidas me oleme selleks ette valmistatud ja näha on juba päris palju ka talivilja kesasid ilusti ette valmistatud ja eks ka need samad taliodra koristatud põllud lähevadki ju enamasti siis taliodra külvide alla. Aga kuidas üldiselt olukord on põldudel? Meil täna vestlusringis on Anu Ruut, Baltic Agro seemnete tootejuht. Tere! Ja Mihkel Salum, Baltic Agro väetiste tootejuht. Tervist! Ja mina siis Margus Ameerikas, Baltic Agro arendusdirektor. Ja võib-olla mõne lausega ütlete ka, et mis te olete näinud Eestimaal, kui nüüd ringi sõidate, mis praegu siis uudist? No eks see viljakoristus on alles alanud, aga mina nagu kokkuvõtlikult ütleks, et valitseb mõõdukas optimism. See on tore kuulda. Jah, ma sellega Mihkliga olen nagu nõus, et esimesed odrasaagid on väga head, kvaliteediga ollakse rahul, kui nüüd see vihm koristust ei segaks, et see on nagu põhiline. Et seda, mis eelmine aasta siin odra mahu kaaluga olime hädas, siis loodame, et praegu nii hull asi ei ole. Ei, praegu seda küll nagu näha ei ole. Aga Mihkel, kuidas siis poliitikarindel asjad käivad, et äsja siin ka täna kuulsime ju uudistest, et Euroopa Liit on andnud võimaluse maksta põllumeestele toetuseid selle sõjakahjude tõttu ja väetised toodi ju üheks peamiseks põhjuseks väetiste hinnatõus. Et kas siis saame abi sealt Brüsselist või peame mujalt otsima? Ma kiirelt sõrmede ja varvastega arvutasin selle nii-öelda selle mõju nüüd ära. Raadiouudistes kõlas, et see toetus Euroopa Liidu poolt on 3 miljonit ja midagi peale. Ja kui nüüd Eesti paneb selle lubatud 200%, siis oleks ta 9 miljonit. Väetise turuga uute hindade nii-öelda valguses on kuskilt keskelt läbi 100 miljonit aastas. Et väga lihtne arvutada, et see 3 miljonit on siis 3% nii-öelda, mis siis kataks ära selle väetise hinnatõusu justkui, aga kui ma vaatan reaalset väetise hinnatõusu võrreldes eelmiste aastatega, täpselt numbrit ei ütle, aga see on kuskil, ma arvan, et jääb 10-15% vahele. Siin on erinevad tooted või tootegrupid on tõusnud erineva sammuga. Siis see 3% kipub nagu küll väheks jääma. 9%, kui see tuleks 9 miljonit, oleks juba selline enam-vähem normaalne abi. Need eelkõige ikkagi tuleb sihtida selle peale, et oma efektiivsust suurendada ja parandada, et see on Brüsseli poolt või ka Eesti valitsuse poolt teatud abi, aga et ikkagi oma efektiivsus eelkõige. No jah, eks see ju väetise hinnatõus tänu Lähis-Ida sõjale on üks teema, aga me räägime põllumehe vaatest ju ka kütuse hindade tõusust ja muudest ka, nii et see kokkuvõttes, ma arvan, see 3 miljonit, kui see jääb 3 miljoni peale, on ikkagi selline lusika täis. Aga kuidas siis üldse ka saadavusest probleemid, kas on või ei ole või kaup on turul olemas? Väetiste saadavus on olemas ja ei saa öelda, et ei ole, aga põhiprobleem on ikkagi hinnatõus. Et kui me maailmaturul vaatame, siis mul kahjuks selliseid häid uudiseid küll siin rääkida ei ole, et viimased publikatsioonid ja andmed ja tabelid näitavad, et jätkuvalt nüüd
sisuliselt enamus tootegruppide hind on tõusuteel. Noh, üks põhjus on gaasihinna suhteliselt järsk tõus. Ainus selline tootegrupp, mille hinnad on stabiilsed ja ei ole tõusnud, on kaalium või kaaliumväetised. Aga siin jah, no ma lihtsalt markeeriks näitena ühe tähtsa väetisetööstuse sisendi ehk väävli hinnatõusu. Kui 2 aastat tagasi maksis väävel $120 tonn, siis täna maksab see $1100 ehk mitte 10% ega 100%, vaid 10 korda. Ränk hinnatõus. See on ränk hinnatõus, aga see ongi nüüd otsene ja võib-olla kõige otsesem mõju, mis sealt Hormuzi väinast tuleb, sellepärast et väävlit toodetakse kui gaasi- ja naftatööstuse kõrvalprodukt, et mitte öelda jääkprodukt ja just nimelt väävli hinnatõus, selline ränk hinnatõus ongi nagu selline kõige otsesem näitaja. Nii et kui me siin täna taliviljade külviks ettevalmistusest räägime, siis väävel ju tegelikult ongi väga oluline talirapsi juures ja siit siis ka mõju võib-olla siis ka meie selle sügisestele kulutustele. Kuidas seemnete saadavusega? Seemned on kõik olemas eelmisest aastast või ootame praegu juba veel põllult koristatavat viljad seda seemneks teha? Nii ja naa, et mingid asju on olemas ka eelmisest aastast, aga need juba hakkavad pigem otsa saama. Meil on siin uusi sorte, millel meil eelmise aasta varu üldse ei olegi, et on meil 3 uut talinisu, et see tuleb kõik nagu värskest saagist põllult ja ootame koristust. Aga kui nüüd vaadata kultuuride lõikes, siis kõige varasemad külvid tulevadki ju talirapsil. Siin nädala pärast võib-olla peaks juba masinad valmis sättima, et augusti alguses tehakse juba varaseid külve. Kas talirapsi loodame, et külvatakse sellel aastal veidikese rohkem, sest eelmine aasta oli väga-väga märg sügis ja jäi rapsi pinnad veidikese väiksemaks, kui me lootsime. Et kui nüüd oleksid veidi kuivemad ilmad augustis, vast siis tuleb ka külvipind suurem ja kas siis tuleks ka valida siis vastavalt külvi ajale siis erinevaid sorte, mis sul pakkuda on? Et jah, talirapsi pind võrreldes siis 24. aastaga oli 1000 hektarit umbes vähem. Hetkel põllumehed talirapsi kasvatamise osas on positiivsed hästi. Sest hind on praegu hind on hea, just, ja praegu tundub ka selle aasta saagikus, ei taha ära sõnuda, aga tundub päris lootustandev või lubav. See, mis põllul vähemalt just, see, mis põllul on. Aga mida muretsetakse, on täpselt seesama, et nagu oli eelmine aasta, et ei ole kindel, kui palju päriselt saadakse külvata, et sõltub, kuidas siin eelnevad kultuurid kätte saab, kellel on näiteks taliodra järgi. Et siin see nädal on päris palju nagu vihm olnud, mis segab selle taliodra koristust. Et selles osas põllumehed on veidi ettevaatlikud, aga rapsi kasvatamise osas ollakse hetkel väga positiivsed. Aga sordid on ju selle järgi nagu iseloomustatud, et mida või parem külvata, mida augusti keskel, mida augusti teises pooles. Ja, sordid on meil igasuguseks nii-öelda külviaknaks olemas. Et praegu juba ütlen küll seda, et seemned otsa ei saa, aga kui sa tahad valida sorti, siis selle valiku peab nagu ära tegema, et osad sordid hakkavad juba nagu otsa saama. Et kõik on hübriidsordid? Ei, meie valikus oli ka üks liinsort, valgeõieline, aga see on meil põhimõtteliselt välja müüdud, et seda me sel aastal enam ei saa pakkuda. Aga sa võid ka mõned konkreetsema sordi nimetused välja tuua, et mida sul just veel oleks võib-olla vaja natuke tagant tõugata nende müüki või mis on ka juba läbi müüdud, mis oleks paremad varasemaks külvideks, mis hilisemateks? Et mida ma võin välja tuua, et üks meie pikaajalisemad populaarseid sorte Ardora on meie valikus viimast aastat, et kes kindlasti tahab seda veel nagu külvata, siis soovitan kiirustada.
väga hästi on põllumehed vastu võtnud Manhattani, mida me oleme müünud juba siin see on 3. nüüd hooaeg, et see on nagu väga, väga positiivselt läinud. Pakume CL, pakume erinevaid nuutrikindlaid sorte, hästi lai on see sordivalik, pea 20 sorti on meil seal nimekirjas, et ma arvan, et igaüks leiab midagi endale. Et varased esimesed külvid soovitan siin teha võib-olla Cheetaga või Annabellaga ja siis sealt nagu edasi minna Aquila ja teiste sorti peale. Et küsige oma müügiesindajalt nõu ja ta kindlasti oskab teie soovitada sobiva sordi põllule. Kuidas see optimaalne külviaeg nüüd siis oleks, et kuskil augusti algusest võiks juba alustada ja mis see päris viimane tärmin võiks olla kuskil 20., 25. Jah, isegi 25. ma arvan võiks olla. Ma ise ei julgeks seda juuli lõppu külvi enam väga soovitada, mida siin varasemalt on harrastatud, et ma arvan, et siuke 5. võiks selliste varasemate sortidega nagu peale minna. Selge. Kas meil on ka mõni hea väetise retsept, mida just siis talirapsidele soovitada, kui meil väetiste valiku järgi vaadata? Ma tahaks võib-olla just rõhutada, et raps tahab ikkagi suhteliselt rohkelt kaaliumit, kindlasti meil siis kaaliumväetisi ja nagu jutuks oli ka väävel. Jaa, eks ma sordivalikus või tootevalikus ja kindlasti Anule kõvasti alla. Kui Anu mainis, et 20 erinevat rapsisorti, siis kiirelt lugesin üle, et minu kogu väetise valikus on siin ainult 10. Aga rapsi jaoks igal juhul olemas mõned traditsioonilised head NPK väetised. Yara Mila esineb siin 2-3 tootega ja kui nüüd kaaliumist rääkida, siis väga head sobivad kõrge kaaliumiga ja kõrge väävliga väetised olemas, eelkõige NPK 5-10-30 7S on seal Hollandi toodang, aga samamoodi ka, kes nagu on valinud selle tee, et kasutab selliseid toorainet, siis ka kornkaali, kus on ka väävel sees. Ja mitmed teised tooted samuti. Nii et need on ka korraliku graanuliga, et võib ka kombikülvikuga külvata need NPK-d. Jaa, ma usun küll, et mida ma pean märkima, et selle aasta toote nimistus on kõik tooted, uued tooted, äsja toodetud, nii et eelmise aasta nii-öelda vanu jääke, kus võiksid olla kvaliteediprobleemid, neid meil valikus ei ole. Nii et kui vanasti enne Ukraina sõda ütlesime, et 60% väetistest toodi meile Venemaalt või Valgevenest, siis nüüd on kõik erinevatest maakera piirkondadest ja mult on mitmel korral küsitud, kas ka seekord on Ameerika Ühendriikidest väetisid toodud või kuidas praegu turul? Ei ole. Viimati Ameerikast tõime 4 aastat tagasi. Aga me oleme kogu aeg nagu valvel ja küsime pakkumisi, aga kuna Ameerika väetistele rakendub ka selline kõrgendatud tollimaks ja nüüd ka see nii-öelda CBAM ehk siis süsiniku piirimeede, siis ei ole kuidagi nagu ütleme, hind ei anna välja, et tasuks tuua, nii et hetkel juba mitmeid aastaid me Ameerikast pole toonud. Küll aga ma ütlen, et Yara toodab siin Hollandis ja Soomes põhitooted, tuleb Lätist, Leedust, Poolast, Prantsusmaalt ja et Euroopa tootjate toodang. Igast ilmakaarest. Jah, just. Kui Anu nüüd kultuuride kaupa edasi minna, siis võib-olla isegi üks varasemaid külve peaks ära tegema võib-olla hoopis vahekultuuridega, sest kui tõesti talioder on ära koristatud ja ei ole sinna plaanitud külvata nüüd talivilja, siis sinna tuleks ju panna vahekultuurid ja meil on ju ka vahekultuuride seemneid pakkuda, et mis sa nende kohta oskad kosta?
jah, vahekultuuridel on küll veel sihuke viimane hea aeg külvata, ütleme siin juuli keskpaik, augusti algus, augusti esimene kümnendik või nii, et pakume nii-öelda traditsioonilisi üheaastaseid vahekultuure, mida jõuab siin veel mõnda külvata, aga meie valikus on ka tegelikult mitmeaastaseid kultuure, et kui tahate nagu pikemalt seda vahekultuuri seal hoida, on erinevaid siin küsitud meie käest nii-öelda meekultuurideks ka, et mis oleksid sobilikud, et kas siis koostöös mesinikega või kes on ise, et selles suhtes on meil päris nagu lai see valik, et mis ma siin nendest pikaajalistest just ära mainiksin, näiteks talivik, mis on selline hea, mis hoiab nagu üle talve maa rohelisena, et selles mõttes seda võib-olla võiks nagu mõelda, et kas siis mingisugusesse segusse või puhaskülvina, et meil endal on olemas selline segu nagu Baltic Agro August, et seal on talivik täitsa esindatud, ülejäänud on siis nagu üheaastased seal, aga talivik siis püsib üle talve. Või siis, mis meil on uus sellel aastal, on nõiahammas, mille nagu üks eelis on see, et ta talub paremini mullahappesust kui paljud teised liblikõielised. Et teda nagu tasub külvata, eriti, ütleme, ta puhaskülv on 12 kilo hektarile, et päris nagu kallis, aga kuskile segusse panna, kas või mingite enda laos olevate nii-öelda seemnetega, siis võib-olla kuskil 3-4 kilo hektarile, et täitsa augusti alguseni võib teda veel külvata. Et need on nagu sellised, mida siin soovitaksin. Et kui põllul on plaanis kevadel külvata mais või liblikõielised, siis kindlasti võiks praegusele vahekultuuri ära külvata ja isegi selline vahva termin on nagu 5 minuti kesa, mis siis tähendaks seda, et ühes põlluservas kombain koristab ja samas teises põlluservas juba 5 minuti pärast on seal uus kultuur, see vahekultuur ja see tagabki siis aastaringse taimkatte. Kas need, mida sa soovitad, on siis sellised üheaastased, mis talvel hukkuvad, et sa ei pea kevadel järgmisel aastal siis enam neid ära hakkama hävitama, et mis ongi talveõrnad kultuurid, jah? Jah, enamasti nad on, et ütleme siin mingi tatar ja seda tatart võtab nagu üsna kiiresti see külm ära, et mõned seda on võib-olla vaidi vastupidavamad. Kui teil on mesikas ja te ei taha teda nagu mitmeaastaseks, et ennast külvab, siis see tuleks kindlasti sügisel nagu sisse külda. Enne kui seeme valmib, jah. Just, et tema on nagu 2-aastane, et järgmine aasta võib ta anda nagu seemet, aga üldiselt nad peavad nagu, ei pea talve vastu. Et kui siin tahta veel, ütleme, sügisel ristikut külvata, et siis näiteks Aleksandra ristikut, mis lihtsalt areneb kiiremini kui need nii-öelda heintaimedena või segudes olevad roosad ristikud ja teised, et vahekultuuriks nad lihtsalt seetõttu sobivad nagu paremini, et nende areng on kiirem. Kas oli vist nii, et 15 august oleks selline viimane tärmin, millal tasuks nagu vahekultuure veel külvata? Ta sõltub selles mõttes. Mõnel aastal on pikem sügis. Just. Aga pigem ikkagi siuke augusti alguses, just, et praegu oleks nagu väga-väga hea aeg ja kui ongi, et ei saa, ütleme, sealt vilja koristada, aga teil on maa olemas, siis praegu on väga hea just vahekultuuri külvata. Teine kultuuride grupp oleks siis võib-olla rohumaade ümberrajamine, mida praegu suve teisel poolel tasuks ära teha. Et selle jaoks meil on ka ju hästi palju erinevaid seemnesegusid, sõltuvalt sellest, kas sa tahad siis niite põhist rohumaad või karjatamispõhist, sest eelis praegu rajamisel on kindlasti see, et järgmisel aastal te saate sealt juba 3 niidet. Kui te jätate selle ümberrajamise kevadeks, siis vaevalt 1 niite saate ja selleks siis palun pöörduge meie müügiesindajate poole, need seemnesegud on meil kõik olemas ja et võib-olla meie läheme siis lihtsalt oma jutuga praegu edasi traditsiooniliste taliviljade juurde. Ikkagi kõige suurem kultuur on ju meil talinisu praegu põldudel, et kuidas siis talinisude juures, mida sa pakud, milliseid sorte ja kui palju ja millal siis külvama peaks juba hakkama? Talinisudest on meil siis täitsa valikus 3 uut sorti, mida oleme siis põllumeestele juba oma katsetes näidanud
ja veidikene ka eelmine aasta pakkusime, aga sel aastal siis tulevad meil seemned juba Eestist oma kasvatajatelt. Et varasemateks külvideks ja varasemaks koristuseks on meil sort näiteks on SU Pulsion. Võrdleme ta praegu siin Tartu Agrost, ta meil seemnepaljunduses on ja võrdleme vana hea Ramiroga, et ta väga-väga lähedale sellele Ramirole valmimise aja poolest nagu on, et kindlasti soovitan seda proovida, kes otsib just väga varajast saaki. Kas seda siis ka võib varem külvata juba augusti lõpu poole? Jah, üldiselt varajastamatel ongi nagu varajasem see külvi aeg ka, et nad tahavad. Siis lihtsalt veidikesega külvise normi tagasi võtta, et sõltuvalt külvi ajast, et mida varem külvad, siis on see külvise norm väiksem ja mida hilisemaks siis septembris ükskord jääb, siis tuleb lihtsalt rohkem külvata. Just. Ja. Et millised siis need septembri alguse või lõpu poole oleksid sordid? Sükse paindlikuma võib-olla külviajaga ja natukene hilisem, aga siiski ütleme varajasema poolne. Meie sortimendist võib-olla varajasusega võiks võrrelda kas Ahoiga või siis varem tuntud sordiga Lemmi on uus sort LG Optimist. Et tema just on saanud tähelepanu oma suure saagikuse ja väga hea talvitumise poolest, et ta Eestis katsekeskustes eelmine talv oli siis sai kõige suurema talvitumise skoori kõikidest sortidest, mis seal olid külvatud. Et seda kindlasti soovitan proovida just kvaliteedi saagikuse poolest, aga ta ei ole kindlasti nüüd nii varajane. Ja kes tahab täitsa mingit sellist keskvalmivat, siis on meil uus sort Valhall. Et tema samamoodi Baltikumide katsetees on näidanud väga head talvekindlust ning meie selle aasta põllupäeva katses Mällikveres näitas ta väga head haiguskindlust võrreldes teiste taliniisusortidega ning samuti väga hea taastumisvõime, kui talv on teda veidi nagu räsinud. Kuidas nüüd nende nisude kvaliteedi näited oleks, kui sa neid nüüd omavahel rivistad, et on nad kõik nagu toiduviljaklassi või on mõni ka söödaviljaklass või? Nad on pigem ikkagi toiduviljaklass, selles mõttes Valhall ja Optimiste mõlemad A-klassi toidunisud, et Pulsion on ta B-klassi toidunisu, et sarnane selles mõttes nagu Ramiro, et teda pigem nagu eelista just selle varajasuse pärast. Kuidas Mihkel talinisude nüüd väetamise juures, me rääkisime rapsi juures just sellest kaaliumi olulisusest ja väävlist, et tegelikult ju ka väävel on talinisudele väga oluline, et kvaliteet oleks kõrge. Et meil, nagu sa ütlesid, see tootevaliku list on küll kitsamaks jäänud, aga kindlasti tuleks ka seal kasutada mingeid NPK väetiseid või kaaliumväetiseid vastavalt mulle analüüsidele siis. Meil mõni üksik toode on, mis ei sisalda väävlit, et kõik teised sisaldavad väävlit, aga nüüd erinevus võib-olla on siis paljuski see, et mis on nagu sellise PK suhe, et kas on kõrgema fosforiga või madalama fosforiga, nagu kõik teavad ja võib-olla markeerin siin veel ära, et fosfor on siis kõige rohkem kallinenud, et väetised, mis sisaldavad suhteliselt palju fosforit, on ikka omajagu kallimad. Et pärast väävlit siis? Jah. Ja ma võib-olla siin natukene alati võrdleme, eks ole, ja põllumeest huvitavad hinnad ja hinnatasemed, et kui me vaatame, mina võrdlen nagu eelmise aasta sama aja hinnatasemeid ja siin võtan ikkagi aluseks mitte maailmaturu hinnad, vaid meie hinnakirjad. Et siis ütleme niiviisi, et leiab üsna soodsaid väetiseid, et kõik on tõusnud, aga näiteks, ma toon näitena, kaalium ja kornkaali on tõusnud võrreldes eelmise aastaga ainult siin 3%. Mõned kõrge kaaliumiga väetised, nagu seesama eelmainitud 5-10-30 kõrge väävliga, see on tõusnud siin ainult 7%. Jaara kõrge lämmastikuga NPK-d, kus on ka siis väävel, boor, magneesium, need on siin 9-10% tõusnud. Et selles mõttes, meie pole seda suurt hinnatõusu, mis toimus siin mais
mõnede toodete puhul ka siin juuli alguses pole nagu hinda pannud, tahame müüa, meil on varased ostud, siin ikkagi väike hoiatus tuleb see, et kui olemasolevad partiid otsa saavad, siis järgmiste partiide ikkagi hinnad on märksa kõrgemad ja see puudutab nüüd kõiki tooteid, nii lämmastikke, NPK-sid ja PK-väetiseid. Need kaaliumväetised sobivad ka maheviljelejatele? Jaa, kornkaali, see on saksa toodang, sellel on ilusti nii-öelda luba kasutada maheviljelusel ja selle kohta on ka isegi meie nii-öelda ametivõimude kinnitus olemas juba 4-5 aastat tagasi. Ja meil on ka üks orgaaniline väetis nimetusega kanakaka, et ka see on ju mahemeestele ja miks mitte ka tavaviljelejatele. Ma olen kuulnud siin meie lõunapoolsetes naaberriikides pidi päris hästi minema Lätis, Leedus, et panna seda granuleeritud kanasõnnikut, mis väga hästi on laotatav tsentrifuuglaotoriga. Ja nagu me ka ise oleme siin alati katsetes rõhutanud, et kõige parem tulemus saadaksegi ju orgaanilise väetise ja mineraalväetise koostoimel, et natukene panna siis seda niinimetatud kanakakat ja siis mineraalväetis lisaks, sest orgaanilise väetise puuduseks on ju see, et sealt näiteks väävlit taim praktiliselt esimesel aastal üldse ei omastagi, et juba väävli pärastki peab siis seda mineraalväetist ka natuke panema. Ja meil jätkuvalt ja juba aastaid ikkagi kanakaka ja granuleeritud vormis on tootelistis olemas ja kellel huvi jätkuvalt müüme. Lähme järgmiste kultuuride juurde, võib-olla olulisusest järgmine võiks olla siis talioder. Oma 30 000 hektariga on vist leidnud kindla niši meil siin Eestimaa põldudel, mida ju praegu koristataksegi, et mis sorte sa sinna pakud? Kui ma räägin sortidest, siis ma mainin ära veel, et nii taliodral kui ka tegelikult talinisul välja arvatud siis need uued sordid saame pakkuda nii tavapärase keemilise puisega seemneid, kui jätkuvalt pakume E-Vitaga töödeldud seemneid, mis põllumehed on väga hästi vastu võtnud. Aga jah, taliodras oleme ära koristanud kui enda katsepõllu. Oleme väga rahul selles mõttes saagikus 8,6, 8,7 tonni kõikidel sortidel suhteliselt ühtlane sellel aastal. Mille ma võib-olla tooks välja on see, et meie 2-realine Bordeaux andis juba otse kombainis selles mõttes ka mahukaalu välja ilma sorteerimata ja millegita. 6-realistest meil sel aastal siis on 2 sorti. On vaja tuntud KVS Vollos ja uus Esprit, et nendega nüüd nii nagu alati on sordiga, et ei ole ühte universaalset, et kui eelmine aasta andis Esprit parema tulemuse meie katses, siis sel aastal andis nagu Vollos. Et seetõttu ma jällegi nagu julgustan kõiki proovima, et milline sort just tema põllul kõige paremini kasvab. Me müüme kõik taliviljaseemned puhitult või siis... Jah. Aga kui ikkagi maheviljeleja soovib mitte puhitult, siis on meil ka see pakkuda? Kui ei ole pakkuda kellegil maheseemet parasjagu, siis me saame pakkuda töötlemata seemneid. Et kui põllumees tahab ise puhtida oma preparaadiga mingiga, siis me võime ka müüa puhtimata seemet talle või? Kui kellegil on väga suur nagu soov, et aga meil korralikult puhitud seemned lisame sinna keemisele puhisele veel Dr. Green Prime'i, mis siis ergutab nagu seda kasvu, et aga kui keegi väga ise tahab sellega tegeleda, siis on võimalik. Tulemus peaks veelgi parem olema ja taliviljadel on ikkagi see väga oluline, see fungitsiid, sest tihtipeale talioder ei talvitu mitte ainult külmakahjustuse pärast, vaid eelkõige just haiguste tõttu, mis ta talvel võib ära võtta. Just, et selles mõttes kindlasti töötlema neid seemneid peaks, aga meie nagu juba mõne aasta pikkused katsed näitavad, et selle sama töö teeb ära elektronid ja keevinle puhis samaväärselt. Me ennem
juba rääkisime talirapsi seemnedest, aga talirapsi seemned on ju samuti kõik puhitud. Ja, taliraps on kõik puhitud. Nii, ja mis kultuuridest me siis veel võiksime rääkida? Nüüd on ju vana Eesti traditsiooniline teravili on rukis ja ka nisu ja rukki hübriid või ristand triticale. Ja, et eelmine aasta siis rukkipind vähenes peaaegu 8000 hektarit. Et eks seal on süüdi nii rukki hinnad eelmine sügis, kui kindlasti oli seal ka muid põhjuseid nagu külviaeg. Sel aastal põllumehed on ka rukki osas optimistlikumad. Et seal on meil ka päris lai valik, päris ühtegi nagu uut sorti ei ole, aga uuematest siis on meil SU Carson, mis sobib nii siloks kui ka teraks koristamiseks, siis võib-olla hilisem võrreldes meie varasema sordiga nagu Perado, mida me oleme varem müünud juba. Ja KVS-i üks uuemaid sorte on M4, mida me ka nagu pakume ja millesse nad ise väga usuvad. Ja rukkid on ju kõik hübriidid. Rukkid on meil kõik hübriidid, jah. Need liinsort on võib-olla meil ajalooliselt sangaste veel jäänud siin mälestuseks vanadest aegadest ja need nagu olekski nagu kaks erinevat klassi, et kindlasti samade kulutustega sa saad ikka 2-3 tonni hektarilt rohkem ja siis tasub ju seda hübriidi kindlasti kasvatada, need on sellised seemned, mida sa pead siis igal aastal uuesti ostma ja külvama. Just, aga ma arvan julgelt 90+% Eestis ikkagi on rukis on nagu hübriid. See on läinud sinna klassi, jah, kõik. Et kellel jah, ikkagi mullad on kergema lõimisega, liivakad mullad ja veel happesus lisaks, siis miks mitte seda rukist kasvatada ja rukis on selles mõttes tänulik kultuur, et öeldakse küll, et ta on lepiskultuur ja ta annab mingi saagi tonn 2, annab ka ilma midagi tegemata, aga kui seal natukenegi panustada, siis annab ta ka väga hästi see hübriid sealt tagasi. Nii et siin hea näide on ju see Alsaar sealt mägede firmast Järvamaalt, kes stabiilselt on siin igal aastal sellised 10-tonniseid rukkisaake saanud viljelusvõistlusel, et ei saa midagi öelda, et ta nüüd teistele alla jääks saagikuselt. Ja rukki nagu talvekindlus on ka nagu hästi tuntud juba nagu liigina. Kindlasti, jah. Aga kui sa küsisid veel triticale kohta, siis on meil olemas sortimendis selline sort nagu Tadeus, oleme seda ka juba mitu aastat väga edukalt müünud, ta on nisu tüübiline. Et kellel on plaanis siis triticale seemet uuendada, siis tasub kindlasti meie poole pöörduda. Need triticalel on ka kindlasti oma kindel nišš, kes söödatootjad jõusööda retseptides seda läheb päris hästi ja jällegi selle sama mullastiku põhiselt, et kui sul nisu seal mullal ei õnnestu või appel seal maal, siis miks mitte triticale proovida, jah. Kas meil jäi veel mingid sordid või kultuurid rääkimata või läheme edasi näiteks rapsi saagi kindlustamise peale? Meil on ju välja pakkuda ka niinimetatud boksleping, mis siis teatud määral võtab vastutuse ka sisendite müüjate peale, et kui ei peaks see põld talvituma. Jah, seda pakume ka jätkuvalt ja tegelikult siin paar aastat tagasi oli väga ehe näide, et põllumeestel, kellel oli boksleping tehtud, oli ikkagi nii palju kulusid kaetud pärast seda talve, et boksi sisu on siis see, et kui te ostate meilt rapsiseemned, sinna läheb siis kogu meie rapsisortide valik ja ostate ka taimekaitsevahendid ning teete kõik tööd õigeaegselt ära vastavalt kokkulepitule ning ikkagi tuleb see pärast kevadel avastate, et põld on nii-öelda must, siis kompenseerime järgmisel aastal siis pool taimekaitsest ja pool seemnetest siis uute toodetega. Nii et see meie inimene ikkagi sügisel vaatab sellega üle, et on kõik tehtud nii, nagu agrotehnikas on ette nähtud, jah? Jaa, absoluutselt. Nii et siin väga palju sõltub siis aastast, et mõnel aastal, ma mäletan, oli kas mingi veerand või isegi rohkem, mis läks kompenseerimisele ja mõnel aastal ei lähe üldse, jah?
jah, selles mõttes see võib olla väga kõikuv, aga erinevalt igasugustest muudest kindlustustest ei ole siin nagu mingisuguseid lisakulusid mingite kuumaksude või millegi sellega. Et need tööd nagunii te teete ja see, mida sinna põllule külvate, et selles mõttes ta on nagu veidi nagu, ma ei saa ta mõistlikum, aga teistsugune alternatiiv tavaliselt. Aga raps sellegi poolest on riskikultuur ja see vist kogu tootevalikutest üldse, mis põllumees kasvatab, ongi vist üks kõige riskantsemaid selliseid ja see talv meie Põhjamaa tingimustes, mis teda võib ära võtta, nii et me siin oleme ju aastatega seda kogenud, et tasub ikkagi selline kindlustus ära teha. Ja absoluutselt ja rapsi puhul on veel see, et te teete väga suure osa kulutusi juba sügisel ära ja siis jääb ainult nagu loota, et talv helde on, aga see helde, alati ei ole ju külm see, mis ära võtab, et võivad tulla ka seenhaigused siin paksust lumest või on siin jääkoorikut või mida, variante on ju erinevaid, kuidas see raps võib talvel hävida. Ja võib-olla seda natuke torgib sind takka, et sa teeksid kõik tööd väga õigeaegselt ära ja õigetes kogustes ja agrotehnikas täpselt kinni peaks, et kui sa tead, et seda tullakse üle vaatama. Üldiselt sellega ei ole meil nagu probleemi olnud, et keegi kuidagi sealt tahaks viilida või midagi nagu tegemata jätaks, et põllumehed ikkagi ise ka hoolivad väga oma põldudest ja panustavad tuleviku saagile. Aga lisaks sellele me sel sügisel pakume veel, PASV on teinud sellise kampaania, et kui osta nagu vähemalt 7 ühikut rapsiseemneid, meie sortimendis on siis Invigor 2066 CL ja Cheetah ja lisaks osta ka herbitsiidid, siis annavad nad 8. ühiku tasuta. Et tegelikult on see ka nagu nii-öelda nendepoolne panus veidi nagu Eesti põllumeeste viimastesse raskematesse aastatesse. Et kui te arvestate selle 8. ühiku ringi, siis tegelikult on päris arvestatav hinnasoodustus. Kuidas, Mihkel, meil ju eesmärk on ikkagi põllul taime toitained, et nad oleks tasakaalus, et kõik, mis me saagiga ära viime, et selle me siis annaksime tagasi kas orgaanilise väetisega või mineraalse väetisega, et kuidas üldse nüüd turul aastate jooksul on läinud, et mäletan, et siin ju viimased 10-15 aastat oli veidikse nagu järjepidevalt väike tõus ja kas nüüd oli väike stabiliseerumine või läheb see kasutuskogused allapoole lausa? Ikkagi minu andmetel ikkagi viimased 4 aastat on need väetiste füüsilised kogused vähenenud ja ka võrreldes eelmise hooajaga, väetise aasta on teatavasti juulist juunini, siiski on need kogused väiksemaks läinud. Et kui me isegi arvestame niiviisi, et järjest rohkem põllumehed ostavad nii-öelda kontsentreeritumaid väetiseid, kus on, mille toimeaine hind on parem ja PHK sisaldused kõrgemad, siis tegelik see väetiste kasutamise langus on isegi natukene suurem kui need füüsiliste nii-öelda tonniline nii-öelda allatulek. Et eks siin põhjus on ikkagi selline väetiste hindade selline ebastabiilsus ja ka need saakide hinnad ei ole nagu toetanud sellist väetiste suuremat kasutamist. Kas mäletasin aastakümneid tagasi, kui oli majanduskriisid, siis eelkõige vähenesid fosforkaali kasutamised ja jäid enam-vähem samale tasemele lämmastikväetiste kasutamised siin, kas nüüd võis sama öelda? Ma arvan küll, jah, täpselt samamoodi, et lämmastikku sa ikkagi pead panema ja ega siin, kui põllumees nagu vaatabki, ikka võrdleb eelnevaid aastaid ja siis eks see juhis on ka selline, et kui näiteks täna on ikkagi fosfori hind väga, väga kõrge, siis võib-olla me selle nii-öelda fosfori holiday saame siis nii-öelda teha, et siis loota, et järgmine aasta võib-olla fosfor tuleb allapoole, saame kompenseerida. Aga lämmastikku seal nii-öelda seal nagu väga, väga suuri nii-öelda
vähendamisi ei ole võimalik teha. Et üldiselt tuleb ikkagi täpsemalt mulla kaarte vaadata, neid mulla analüüse, et siis põllumees peab lihtsalt teadma, et kus ta saab natukene kokku hoida, millistelt põldudelt ja meil on ju pakkuda ka need teenused, et põllud üle skanneerida, et mida kallim on ju see toode, seda täpsemalt siis peab seda tegema ja seda efektiivsemalt, et meie teenused ju seda pakuvad neid. Ja absoluutselt, see on kindel selline teema, millega põllumees peaks tegelema, sest ma ütlen, et selline turusentiment ka nii-öelda keskpikas tulevikus on ju selline, et ega siin väetiste hindade mingisugust suurt langust ei ole ette näha. Seda kas või ainuüksi selle süsiniku piirimeetme tõttu, eks ole. Euroopa väetise tootjad tunnevad ennast päris mugavalt nii-öelda kolmandatest riikidest tuleb väga vähe kaupa sisse ja selles mõttes nagu sa ütlesid, Margus, et tulebki analüüsida, tunda oma põlde ja siis vastavalt sellele valida siis sobivad nii-öelda sisendid. Vähem, aga enam see kehtib ka siin. Jaa, kindlasti. Võib-olla ma siin tooks jälle esile, et oleks mõistlik samamoodi neid vahekultuure kasutada ja kasvatada, sellepärast, et näiteks keerispea väga hea fosforisiduja, liblikõielised aitavad lämmastikuga, et jälle üks nagu lisamõte, et miks võib-olla see vahekultuur sinna vahele. Jaa, miks mitte. Aga suured tänud teile siis selle vestluse eest. Loodame, et ilmataat ka meid soosib ja saame sellel aastal rohkem taliviljakesasid ette valmistada, sest taliviljade osatähtsus on meil juba mitmed aastad üle poole ja mõnel mehel on pead 100% jäävad kevadkülvideks veel ainult sellised kultuurid, mida ei saagi sügisel külvata siin nagu mais või hernes või uba. Aga sellegi poolest, et kui riskid sedasi ajutada, et on ühtesid kultuure ja teisi ja ilus hea koristus ja töötöökonveier põllule rajada, siis selliste võtetega, mis me nüüd praegu kohe hakkame põllul ju rajama neid taliviljasid, sellega me panemegi ju järgmise aasta korralikule saagile hea aluse. Nii et suured tänud Anu ja Mihkel ja kindlasti ka kõik kuulajad ja soovime teile siis ilusat selle hooaja saakide salve kogumist ja head vundamendi ladumist järgmiseks aastaks. Just edukat koristust kõigepealt. Ilusat ilma ja suurt saaki. Tore, aitäh kõigile. Põllupäevik.